No meie vähemasti püsitasime selle küsimuse, sellega ei ole keegi tahtnud tõesti tegeleda ja see on ebapopulaarne, eriti naiste seltskonnas sellest rääkida, eks ole, et kõik kuidagi noisevad selle teema peale. Jällegi ei ole see muidugi jälle ainult Eesti probleem, see feminiseerumine toimub siin teiste riikide inimestega rääkides täpselt samamoodi õiguses mühinal ka mujal. Et miks nende meeste kadu sealt õigusest nii suur on, teeb mind väga murelikuks. Teeb murelikuks, sest minu hinnangul igasugused kollektiivi, seltskonnad töötavad kõige parem, kus on tasakaalustatud ikkagi seltskonnad. Ja see, et poiss enam ei tule, et see on ikkagi tõsine muresignaal. Kui mina ülikooli lõpetasin, meie kursus oli veel meeste ülekaal oli kuskil 60-40%, ma julgen nagu arvata, ei eksi, aga nüüd täna on läinud ikka tõesti, see oli mitte 80-20, vaid see on varsti 90-10, mulle tundub. Ja see poiste kadu on suur. Kusjuures mina ka arvan, jällegi minul oli andmeid, ma ei julge öelda, aga see, kui kirjutasid sellest, et rääkisid, et see tänane koolisüsteem, mille üle me tohutult uhked oleme, et me testides oleme seal tipus ja kõik nii, et sellel on oma varjukülg ikkagi, et see ongi rajatud tuupimisele ja tagumisele, see ei ole poistepärane lähenemine asjale, kes tahavad loominguliselt võib-olla läheneda asjale ja nad ei ole selles tuupimises nii tugevad kui tüdrukud, et võib-olla sealt hakkab pihta see, et nad juba koolis jäävad alla, hinnetes jäävad alla ja siis nad ei jõuagi, ei täida neid latte või ei tahagi enam olla. Et see võib nii olla küll ja et ka koolis ei ole meesõpetajaid, on ju ilmselgus, üks poolt on see palgateema seal. Kui me nüüd vaatame muidugi, iga asi teeb ju karuteene, nüüd me oleme selle näite muidugi, selle kohane, aga siiski et kõik need ebameeldivad juhtumid, mis on olnud meesõpetajatega siin, et selle juba, et kui meesõpetaja tegeleb lastega, siis küsimus kõik vaatavad kõik viltu, et kuule, et ega sul äkki midagi viga ei ole. See ju paneb täiendava selle, et miks ma peaks sinna kooli üldse minema, kõik hakkavad mind kahtlustavalt vaatama alati, eks ole, nende lastega on nagu nii raske, et miks ma peaks sinna minema, eks ole, et ma parem teen muid asju. Ja ilmselt on võib-olla ka see, et mehed on, eks ole, muidugi nad tahavad kiiremini karjääri teha, nad tahavad kiiremini paremale elujärjele jõuda, et nad ei kannata malda ära seda 5 aastat seal ülikoolis enam oodata, nad tahavad kiiremini rikkaks saada, ütleb siis niimoodi. Või tööle minna, tüdrukud on nagu püsivamad. Et siin on tõenäoliselt kompleks asju, mida tuleks uurida, et mis siis see on ja kus siis seal muuta nagu annaks, et tekkis ka neid häid eeskujusid see ülikooli ja põhikohaga ja legendaarsed õppejõude, et need on kõik nagu seotud asjad siin, jah, aga kui me niimoodi edasi liigume, siis me tõesti nagu mingis mõttes jõuame matriarhaati varsti, eks ole, et kogu võim riigis on naiste käes ja mehed teevad lihtsamaid töid ainult veel. Et ma ei tea, kas see nüüd on ikkagi tegelikult hea riigi mudel nüüd, et naised teevad seadusi, naised mõistavad õigust, naised istuvad ja ütlevad, et kõik kuidas on, siis et see ei ole tegelikult hea. Ma saan aru, et kohe naised vaidlevad mulle vastu kindlasti, et nii ongi kõige õigem, aga et mina ei arva, et see nagu hea oleks ja tegelikult vääriks see teema ikkagi uurimist ja põhjuste väljatoomist, et miks siis poisid üleüldse ei tule ülikooli enam. See ei ole ainult õiguse küsimus, see on ju mujal ikka kah, et kas see koolisüsteemis on ikkagi midagi ikkagi natuke viltu lastud äkki sellega, et nad ei motiveeri see kõrgharidus enam ja ikkagi tõesti isiksusi on vaja ikkagi õpetama, üldse isiksusi ühiskonnas on vaja eeskuju, ma olen täiesti nõus sellega, et ka minul on alati ikkagi suured isiksused olnud need, kes on tõmmanud ja vedanud käima ja oma elus siin. Ja kui neid ei ole, et siis on asi tegelikult ikkagi kurb, eks ole, et siis sul ei ole ka motivatsiooni võib-olla, et sa ei pinguta nii palju. Ma ei vaidle üldse vastu, et need mõtted, mis siin rääkisid, võivad olla täitsa õiged. Samas ei ole mul ka kinnitust, et need niimoodi on, eks ole, ega me keegi täpselt ei tea, et mis siis see põhjus on. Aga küll me näeme tagajärge praegu, eks ole, et kui me ei tegele nüüd üleüldse selle põhjusega, siis me varsti olemegi seal, kus meil ongi paar poissi veel jäänud üleüldse ja siis on juba hilja minu meelest.